me võime läheneda elule siis tuimalt ja mehaaniliselt. Noh, ainuke, kelle suhtes me tundlikud oleme iseenda kehaline kontseptsioon ja meelte kontseptsioon ja minu soovid, eks. See, kuidas ma tahan, et kogu maailm minu kruuvi järgi eksisteerib ja ma olen selline kundi ekspluataator. See on meile sisse kodeeritud ja sellepärast see materiaalne dimensioon on loodudki, et siis justkui seda illusiooni kogeda. No ja siis teadlased on nagu üle hämmingus, et jõle pull, et kui sa näiteks vaatad valgusosakesi uurid, siis kui sa uurimise all näitavad ennast ühtepidi, aga näiteks valguse osad või heli, vibratsioon, et ta käitub erinevat moodi, nagu seal oleks mingi arukuse tarkus taga, et seal ei olegi ainult mehaanika. Nii, et sa oled minuga tuttavaks, eks ju, siis algus ma avandus sellist muljet, kauem teadnud, siis on veel õpid mind tundma, siis on mingid järgmised kihid, eks ju, sa nagu, ma võin ka petta, algus feikida natukene esimesed korrad, eks ju, sa võid arvata, et see on nii, aga pärast mingid situatsioonid tuleb, saad aru, et hoopis mingid teised küljed on ka, mis on hoopis alguses nagu ei paistnudki välja. Samamoodi on mateeria energiat, aga on ka elusolendid. Ja lõppkokkuvõttes algne absoluut. Nimetada jumalaks või algseks allikaks või universumi teaduseks või kuidas keegi. Ja seal ongi siis selline elusaladus, jah, veedates ka seal mantra, eks. On vesi ja veel on ka hästi palju erinevaid omadusi. Nagu sa veed paned seal, eks ju, teatud muudraan, paned seal selle näppu, paned, et om kanges minja muune tšaiva, sarasvaati koodavari, narmade sinnuga veeri, tšeles mindsane timkuru, kutsud viis püha jõgekoha kohale. Oma teadus, oma mõtte, energia, hing ja ülihing, eks ju, läbi ülihinge, austus, alandlikkus ja sinna samasse vee energiasse, sinna vee elementi, automaatselt on siis kohe 5 püha jõge. Tavalise inimese jaoks, et väga muinasjutt. Aga jah, et elementide taga on siis see, et nad muudavad, vastavad sinu teadusele, sinu lähenemisele, sinu suhtumisele ennast või siis annavad ennast nii kätte, kui vastad sinu teadusele, eks ju, et sa võid looduses ka erinevat moodi jalutada, lihtsalt saaks lõkki teha, ennast seaks juua looduses ja saad ka midagi, eks ju, ei saa öelda, aga siis teine asi on siis selline sügav nägemine energiate taga, emake maa, püha maa, buumi jumalus, eks ju, õhk, vaiu, siis vesi, varuuni, agni, surja, eks ju, päike, kuidas nende energiat taga on elus olend, kuidas hakkad nendega suhtlema, oma teaduse häälestad, eks ju, läbi alandliku, tänuliku meeleolu ja siis kuidas hakkavad avanema hoopis teised kihid. Selline, kuidas öelda, see vana sõna, et kõik on elus. Et see, et mina ei näe midagi või tunne midagi, näen mingi tuima mateeriat, see tähendab, et seal taga ei ole elu. Selle vibratsiooni taga, isegi selle heli vibratsiooni taga, kui sa ütled aum, eks ju, selle heli kohta õpetus veedades nagu mantrad, man, mõistus, tra vabastama läbi heli, eks ju, läbi shabda printsiibi. See on nii sügav asi, seal mõtled aum, mis aum, mingi, ma ei tea, primitiivne värk, eks aumil on tegelikult 5 aspekti, eks ju. Kuidas see lõpuks on, ütleme, et A, O, U, M, eks M-i lõpus on naat, eks ju, siis lõpuks see kaja veel öeldakse, et see on nagu jumalik. Kuidas see Hare Krishna mantra tegelikult erine ja mis see heli vibratsioonis, kuidas see saab olla materiaalses heli vibratsioonis, kus see teadus on häälestatud õieti, eks ju, südamemurti või maha džiiva öeldakse siis ülihing, eks ju, hing ja ülihing, see õpetus. Ja kui sa oled häälestanud, eks ju, kuidas siis läbi selle ülihinge, kui hing on alandlik ülihing, siis seest annab sulle avab väravaid. Et see ongi see muinasjutt ja müstika ja fantastika ja ma ei tea, ufo ja joogavärk ja mingi kõik see, aga tegelikult muidu rahulikult lahti seletada neid seadusi ja iseendaga katsetada enda peale, sa näed nagu need kihid seal tahad sügavamaks, et see, et ei ole võimalik, see on tegelikult sõna lollide leksikonist, nagu mu õpetaja ütles. Selles mõttes sa lihtsalt ei tea. Sa arvad, et see kõik on nagu võimalik siin universumis. Ainuke koht, mis kinni on Jumal. Jumala koht on kinni. Kahjuks see, võid üritada küll, me üritame siin, aga see koht on kinni. Aga siin on see lohutus ka, et ikkagi sa võid saada Jumalast võimsamaks. Kui sa hakkad armastama kõike, saad aru, et sa oled väike tähtsuseta osake, siis Jumal hea meelega avab sulle ennast ja annab sinna 100%. Täiesti usaldab, annab ennast sulle nagu. Põhimõtteliselt sa võid nagu mingi sõber on sul,
näiteks, eks ju, sul on kellegagi sõbrasuhe, et kuule, see Tiit, et viitsid too mulle sealt köögist see mahl, eks ju. sul on hea sõber hea meelega, tee üks võileib ka, eks ju, sõber hea meelega teeb. Jumal ka, ega temal ei ole nagu seda kadedust, eks ju. või kuidas öelda, et meil on teda vaja, tema nagu ei sõltu meist, meie sõltume temast. noh, selles mõttes algselt temal ei ole nagu, aga noh, tema emotsioonid sõltuvad küll meie emotsioonist, kuna me oleme temast lahutamatud osakesed. siis loomulikult see on ju loomulik, et vanemate, kui sa tood vanemate ja laste sellise näite, vanemad ikkagi, kui lapsele ei lähe hästi või laps unustab ära või ei ole viisakas ja on tänamatu ja arvab, et tema on mingi maailma laba, siis noh, vanemad on ikka kurb, ta armastab edasi, aga noh, emotsionaalselt nad ikkagi tahaks, et noh, nende laps oleks ka selline hea ilmakodanik.